Kaarel Ird. Vaata, praegu hakkas see nagu muu seas, aga vaat nüüd hakkab tähtsam. Ei, just tähtsam. Katsu veel. Kui ühes inimeses on vastuolusid, siis on see kindlasti Kaarel Ird. Ta kandis endas usku teatrisse ja eesti kirjandusse, teisalt kuulus hävituspataljoni ja oli teatrijuhina diktaator. Teda kardeti ja kutsuti vana hirmus. Mõni ka armastas, aga külmaks ei jäänud keegi. Hirm ka peab tulema, hirm ka. Võta tuleb. Mõni võib kas jalad värisema. Räägitakse, et veel praegugi liigub öösel Irdi vaim üle Vanemuise lava. Läheb oma kabinetti, võtmekimp vööl. 32. aastal kirjutas Ird vanale Eduard Vildele ja palus luba dramatiseerida Mahtra sõda. Olen 23-aastane, üksik, vanemateta, elukutselt maaler, haridus, 6-klassiline algkool. Töölisteatris tegutsen asjaarmastaja näitlejana ning dekoraatorina. Tulevaseks elukutseks kavatsen valida näitleja. Ja nii Ird valiski. Maalritöö jäi tahaplaanile. Ümber pöörd! Läks! Ümber pöörd! Ära tuigeldada, ei tohi ennem tuigeldada, kui sa oled... Hävituspataljon, kuhu Ird kuulus, kasutas põletatud maa taktikat. Samas seisis Ird maha põlenud Vanemuise maja kuuma tuha ees ja hakkas teatrit üles ehitama ning võitlema selle eest, et lavale saaks tulla selline kodanlik ja vaenulik tekst nagu libahunt. Ja kuigi ta seda ise ei hinnanud, lasi ta oma teatris sündida teatri uuendusel. Ilmselt ka sellepärast, et Panso saaks Tallinnas rõõmustada. Ja siin ei ole üldse tähtis, mis sa siin kokku pläterdad. Peaasi, kui lõuad käivad vägevalt, saad aru. Legendaarne on tema töö näitlejaga, kus ta kasutas ette ja peale rääkimist. Näitlejad pidid kordama Irdi öeldud nii kaua, kuni kõik oli nagu vaja. Tänapäeval oleks selle peale juba ammu töökaitse sekkunud. Tookord peeti sellist möörgamist loomulikuks. Inimene teab, mida tahab. Tralla ei saa mitte nii tatil küllalt olla ükskõik, kui palju ta tatistab. Trallal peaks jooksma mööda nina alla. Mida aeg edasi, seda rohkem sassi läksid Irdi juuksed. 60. sünnipäeval õnnitles Jüri Järvet teda Draamateatri poolt ja ütles, et ei suuda uskuda, et Ird elab linnas, kus tegutseb kammivabrik.